hei, hei, kena reedet. Ma loodan, et meil tänane live ikkagi õnnestub, sest mulle tundub, et Zoom teeb vigureid. Ja seda kiiremini alustame tänase virtuaalassistent fookuses laiviga, mida virtuaalassistent teeb. Ja siin on meil külaliseks virtuaalassistentide VIP-klubi liikmed, kes saavad siis tulla rääkima täpselt sellest, mis on need teenused, mida nad ettevõtjatele pakuvad ja ennast rohkem nähtavale tuua. Minu tänane külaline on Kertu Oja. Tere tulemast, Kertu. Tervist! Kuidas tunne on? Just enne nagu mainisin, siis ei olegi nii hull, kui esialgselt kirja pannes pelgasin. Et väike ärevus on täiesti okei. Kuule, aga meile kõigile meeldib tegelikult alustada algusest, et aru saada ja teada saada, et kuidas sa üldse jõudsid virtuaalse assisteerimiseni. Millega sa varem tegelesid? Virtuaalse assistendi teenuseni või üldse selle maailmani jõudsin ma tegelikult palgatööl olles töötades ja sain aru, et mul on usaldatud nii palju tööülesandeid, et ma ei tundnud ennast kõige kindlamana selles mõttes, et ma sain nagu asjadega hakkama, aga ma tundsin, et justkui pinnapealt ja väga huvitav oli ka neid ülesandeid teha ja plaanisin minna majanduskooli õppima. Aga kuna ma elan sellises väikses külas, siis selline logistika tundus sinna laste kõrvalt keeruline ja ilmselt siis guugeldades viskas ta ühel hetkel mulle ette assistendikooli ja seal oli algamas just see baaskursus. Mulle sobivalt liitusin sellega kiirelt kärmelt ära ja läbisin selle ja olen väga rahul. Mis sul see varasem töökogemus oli? Erialalt olen ma klienditeenindaja, Mhm. olen õppinud klienditeenindajaks, müüjaks. Mhm. Et Sa ütlesid, et sa olid palgatööl. Kas see palgatöö, kus sa olid, aitas kuidagi kaasa sellele sammule, et seda virtuaalset assisteerimist tegema hakata? ja kindlasti sellepärast, et minu palgatöö esialgselt ametikoht oli mul andmesisestaja, kus ma siis ühes e-platvormil siis sisestasin kuulutusi, haldasin selle ettevõtte sotsiaalmeediat, reklaamisin, tegin kujundusi, et see kõik oli täpselt see, mis assistendikool pakkus ja tegelikult eneselegi teadmata kooli minnes sain ma aru, et ma olin olnud virtuaalne assistent juba väga pikka aega. et, Mhm. et selline naljakas taipamine, Mhm. et, et see nagu toetas ja aitas seda tööd veel paremini teha. Et sa rohkem nagu said nagu aru, et vot ma olengi seda teinud, on ju, et miks siis mitte edasi minna. Mis, Just, jah, räägi. et see andiski nagu sellise kindluse ja oskusi ja asju, noh, tihti me teeme asju ringiga Mhm. ja kulutame enda ja tööandja aega, et see andis just kuidas asju kiiremini teha ja kui sa õpid uusi oskusi, siis tuleb selline power sisse ja siis sa tahad neid asju veel ägedamalt teha ja juurde ja juurde ja juurde õppida kogu aeg. Aga mis on see, mis sind virtuaalassistendi ameti juures on kõige rohkem köitnud? Kindlasti erinevate tööde tegemine ja ilmselt nüüd täiskasvanuna olles hästi tahan õppida, hästi uudishimulik olen igasuguste digilahenduste ja automaatikate asjade vastu, et noh, vahel ütlen ka, et kodus, et kui ma väga siia ära upun siia arvuti taha, et tulge koputage õla peale, et emps, ma ei, väga tahaks sinuga vahepeal suhelda, et õudselt kiire on siia taha ära kaduma see aeg, et väga, aga väga põnev on. nüüd sind köidabki see, et on nii tegelikult nii mitmekülgne vaheldusrikkus ja siis seesama, et see uudishimu, et kuidas saab asju lihtsamalt teha, et ei just, peaks käima kogu aeg kuskil ümber nurga. just. Mhm.
räägi, millised on need teenused, mida sa klientidele pakud, mis su silmad särama panevad või isegi kui võib-olla see ei ole isegi võib-olla teenus, aga kuidas sa oled nagu oma klientide probleeme lahendanud? no mis mu silma särama paneb, on kindlasti sellised admin-tööd, organisatoorsed poole pealt. Mul tohutult meeldib suhelda. Ma olen hästi selline, ühtviisi meeldib mulle üksi asju nokitseda, just selliseid tehnilisi läbi mõelda rahulikult, aga mulle väga meeldib ka meeskonnas töötada, et mul on see võimalus viimasel palgatööl olnud ja ja ka meeskonnale jagada mingisuguseid teadmisi ja aidata neil töövoogusid kiiremaks ja paremaks teha, et selliseid vau-hetki, et need on nii ägedad, et siis on nagu päev korda läinud, kui noh, ta võib olla pisikene selline asi, mis võib-olla mõnele tundub väga iseenesestmõistetav, et kuidas sa ei tea, aga vahel me ei tule nende asjade peale ja inimesed ongi erinevad, et seda enam, et kui sa teed mingit kindlat valdkonda ja sa ei olegi pidanud kunagi tehnilise poolega nagu kokku puutuma. Mhm. Et selles mõttes on väga-väga tore olnud neid vau-hetke nagu tekitada teistele inimestele. kas sa saad mõne näitega näiteks tuua? Vau-hetk viimasel palgatööl oli ühes raamatupidamiskeskkonnas oli vaja teha ühe teise keskkonna jaoks PDF-id, mis nagu tavapäraselt on raamatupidajatel teada, kuidas need asjad käivad, aga ühest keskkonnast teise see kuidagi nagu ei toiminud. Ja siis me kamba peale nuputasime välja ja see õnnestus, et siis selline lihtne kopeerimine ja keskkonda sisse söötmine, et kui on Maci kasutus ja kui on Androidi kasutus, siis need on natukene erinevad. Mhm. Ja selline vau-hetk oli ikka mõnus, et mitu päeva olid natukene nagu mitte nina püsti, aga selline hea tunne oli, et nagu meil see lause on, et kui ei tea, siis uurime välja. Alati see ei õnnestu, aga kui see õnnestub, siis on nagu eriti hästi. See on see hea hetk, hea tunne on see, et kui sa säästad aega nii palju tegelikult mingite asjade, Just. jah, et see on ikka megatunne. et mis sul veel silma sära paneb? kuidas sa saad veel klienti aidata? No, ongi ürituste korraldamine näiteks on mul. Ma ei ole teda nagu enda töövoogudesse ise toonud, aga kuidagi ta on nüüd tulnud nii, et ühel hetkel helises telefon ja üks tuttav ütles, et temal on vaja venna juubelile õhtujuhti, mängujuhti ja vend jättis selle tema hooleks ja tema ütles, et tema teab, kellele tema helistab ja tema helistas mulle. Üritus läks väga hästi, et ei olnud ainult selline asi, mida ma lugesin siis kuskilt märkmikust enda pealt, vaid kuidagi see nii positiivne vastuvõtt ja selline asjadega kaasaminek, see pani mind nagu improviseerima. Mhm. Ja see, kuidas ma selle endapoolse õhtu siis, enda osa õhtu lõpetasin, see oli mul endale ka nagu vau, Kertu, sa päriselt tegid selle ära, et sa nagu vau. Ja sealt edasi siis hargnes see, et eks see suusõnaline reklaam on ilmselt siin meil ikkagist tegelikkuses kõige parem. Ja siis aasta alguses võttis üks külaelanik ka hõlmast kinni ja ütles, et minul on veebruari alguses juubel ja mina soovin ka, et sina tuled minu juubelit juhtuma, et noh, tema oli seal sünnipäeval üks asjaosalistest köögi poole peal ja tema alguses sai siis sellest osa võtta ja talle väga meeldis ja siis veebruari alguses lähen ma tema juubelile. Et see selline, on et see on ikkagi ka selline suhtlemine, mis ilmselt on minu teema ja üritused ja suhtlemine, see on väga-väga kokkukäiv, et ilmselt siis teine, mida ma enda tugevuseks loen, on ürituste korraldamine. ja siis seesama organiseerimine ehk et see ürituste korraldamine ei ole teab mis lihtne töö, see on ikkagi vaja läbi mõelda, seal on ju nii palju erinevaid inimesi.
sa tegelikult ju kunagi ei tea, mismoodi need inimesed kaasa tulevad, ehk siis seesama paindlikkus ja võib-olla seal kohapeal mingisuguste asjade ringi mängimine, ehk siis seal hetkes olles on sul see võimekus olemas ja sa noh, ütlesidki, et keegi tuttav pöördus. me tihti minu meelest ei märka iseendas neid tugevusi, mida teised näevad ja me mõtleme, et noh, mis see siis on, see pole ju mitte midagi. et see on tegelikult väga hea asi, mida pakkuda klientidele just nimelt. mulle tundub, et sa enne alguses ütlesid ka, et sulle meeldib nagu kõrvalt vaadata neid meeskondi ja aidata kuidagi noh, neil omavahel seal paremini toimetada ja et sa ikkagi oled selline juhi kuidagi parem käsi või selline, kes vaatab kõrvalt ja pakub lahendusi, kuidas tiimid saaksid veel paremini omavahel võib-olla toimima hakata. olen ma õigesti aru saanud või mul natuke alguses nagu oli selline mulje, et sulle meeldib vaadata, et kõigil tiimis hea oleks? tundub küll, sellepärast et tagasiside, mis ma oma meeskonnakaaslastest olen saanud, siis kui mul olid vabad päevad, mitte et nad ei saaks ilma minuta hakkama, vaid ka neile andis minu kohalolu sellise turvatunde ilmselt, et kui tehnika peaks alt vedama või midagi, aga et lihtsalt ilmselt see minu energia kuidagi sobis neile ja see sealt siis ka selline nendepoolne tagasiside, et ehk sinus õhkub seda rahu, et ükskõik, mis juhtub, me saame alati korrada, et rahu, ainult rahu. pean tunnistama, et alati ei saa asju korda. jah, lõpptulemusena ükskord saab, aga mina kindlasti ei ole kõiki olukordi lahendanud, et aus vastus on see, aga laias laastus küll, et ilmselt jah, see, kui sul on tagalas nagu teadmine, et sul on keegi, kes võtab asja üle ja tihti jääbki väga palju suhtlemise taha, inimesed ei julge teha võõraste inimestega kõnesid, veel vähem videokõnesid, et selles mõttes jah, et pigem see, et ilmselt nad tunnetasid ära, et mul ei ole suhtlemisega probleeme, et kui ma vähegi aru saan, millest ma räägin või millega nagu tegu on, et pigem see. Milliseid tööriistu sa oma töös kasutad? kindlasti mõni võtab siit kaasa, et oh, mulle oleks ka võib-olla vaja seda või mis on need igapäevased asjad, milleta sa üldse oma tööd ette ei kujutakski? no hetkel on Google Workspace ja Canva. palju toimetan WordPressis hetkel ja aeg-ajalt ka Submagic, see on siis videode ja reelside monteerimine ja subtiitrite lisamine. et enamasti ikkagist on ta Google Workspace. aga milline nendest võib-olla kõige rohkem on sinu aega säästnud? aina enam Google Workspace. nagu meil täna koolituses oli just, siis mina jään sinna, et see on nii põnev maailm ja kõik on üheskoos, et noh, on palju asju, mida seal ei ole ja mida on vaja kõrvalt kasutada, aga mulle just meeldib see, et kõik asjad on ühes kohas. et ma ei pea lappama erinevaid keskkondi, et siis on ohtu, et midagi ära kaob või kokku jookseb ehk väiksem. kas sul on tulnud ette oma töös ka seda, et kus sa oledki pidanud kliendile looma algusest peale mingi süsteemi, ta lihtsalt puudubki, et ühed paberid on siin, teised paberid on seal kuskil kolmandas kaustas, neljandas kaustas ja sa oled siis see, kes võtab kätte ja teeb seal süsteemi? ma päris nullist ise luua ei ole veel saanud. küll aga on mul see nüüd endal ise ettevõtjana olles plaanis, et pigem on selline kellegi algatatud keskkond, kuhu siis ütleme, et mingisuguseid selliseid asju natukene olen saanud ettepanekute näol lisada, aga pigem olen olnud teiste loodud keskkondades juba. aga kindlasti ettepanekuid küll selliseid, mis ma olen teinud, neid on positiivselt vastu võetud ja alati iga asi ei ole toimima saanud, aga selliseid asju on ette tulnud küll, et on positiivselt vastu võetud. kas sa pead ennast julgeks ettepanekute tegijaks? aina rohkem ja, et ilmselt on praegu see aeg, kus ma julgen teha samme, mida ma ei julgenud teha siis, kui mul olid lapsed väiksed.
ilmselt oli siis see palgatöö nii turvaline taustal, et aga nüüd, kui ma loobusin palgatööst ja hakkasin ise ettevõtjaks, siis noh, neid samme tuleb paratamatult teha, sest vastasel juhul sa jääd rongist maha ja aeg tiksub eest ära. aga jah, ma julgen nüüd neid samme aina rohkem teha. nii äge on kuulda seda, kuidas areng toimub ikkagi ja noh, ja see areng toimubki tänu sellele, et sa hakkad reaalseid samme astuma, onju, et kui ma just. mõtlen, et ma võiks teha, noh, siis ei muutu sellest sa ise julgemaks ega rohkem ei julge sa pilti minna ega rääkida ja suhelda. kui sa teed neid samme, siis kogu aeg sa kasvad läbi selle. mida sina arvad, mida ettevõtjad võiksid teada virtuaalse assistendist üldse või koostööst virtuaalassistendiga? et me oleme kuulnud erinevaid müüte, et küll see virtuaalne assistent võib-olla ei tea nii palju, kui vaja on või et ta ei hinda minu tööd täpselt samaväärselt nagu mina ise hindan, eks ole, on ju, või et nendega on keeruline koostööd teha või üleüldse nad on kallid. et mida sina arvad või mis on sinu mõte ettevõtjatele anda edasi seoses virtuaalse assisteerimisega? kuna mul on õnnestunud assistent ja virtuaalne assistent olla kahes ettevõttes, siis ma nende aastate jooksul mul on õnnestunud näha neid tagataustatubasid, mis toimub nii juhi kui meeskonna vahelises kommunikatsioonides, näiteks ülesannete jagamisel, et iga amet on ju loodud tegema konkreetseid tööülesandeid, aga tihtilugu jääb ka seal inimestel ja töölistel ajast ja oskustest puudu. et minu meelest virtuaalne assistent täidab väga palju selliseid auke ja puudusi, mis tavatöötaja tihtilugu meeskonnas ajaliselt ei halda ära või tal puuduvad oskused. Ja selleks tihtilugu Mhm. ei ole vaja töölist võtta tööle, et neid aukusid täita. et, et siis minu meelest sobib virtuaalne assistent ettevõttesse väga hästi. et ta ei ole kohustus, sa saadki teda kasutada siis, kui sul on kas kiiremad projektid, kiiremad perioodid, et, et minu meelest on ta väga mõistlik kasutusele võtmine. millist müüti oled sina võib-olla virtuaalassistendi kohta kuulnud, kui üldse oled kuulnud? eks esimene siin sügisel ühte kooli lõpetades, siis kui kaitsesime oma äriplaane, siis pärast minu äriplaani, siis kui ma olin ära rääkinud, tutvustanud seda, siis üks kursusekaaslane ütles nii vahvalt, et issand, see polegi siis ju nii kallis lõbu, et ma olen tükk aega mõelnud, et ma tahaks kellelegi oma arved ja asjad, et kes toimetaks sellise organisatoorse ja admin poolega, et need on nii tüütud ülesanded, et nii sooviks neid mitte ise teha, aga naine ka ei võta teha. et just sellised taipamised, et tegelikult see ei võta ju kaua aega, jah, võib-olla alustaval assistendil võtab ta kauem aega, aga mida tihedamalt sa seda tööd teed, rohkem noh, seda oskused ja ajakulu nagu selles mõttes väheneb, et sellised müüdid, et kulub palju aega ja teenus on kallis ja et nii tore on, kui sa suudad nagu mitte inimese ümber rääkida või et see, et ta saab ise, ta jõuab selleni, et ah, miks ma siis nii arvasin, et kust ma üldse selle võtsin. et ilmselt vaadatakse seda hinda erinevatel siis virtuaalsetel assistentidel mõeldakse, et issand, see on küll nii kallis, et seda ma küll endale lubada ei jaksa, et ja tihti minu meelest noh, ega me ei kipu ka, kui me ise oleme ettevõtjad ja me teeme ise mingeid asju, siis me justkui sinna seda raha juurde ei arvesta, see on justkui tasuta töö, eks ju. tegelikult ju ei ole tasuta töö. et võib-olla kui ettevõtjad hakkaksid mõtlema selle peale, et kui nemad teevad asju, ehk siis noh, näiteks needsamad arved teevad neid ise näiteks 3-4 tundi selle asemel, et nad selle 3-4 tunni jooksul saaksid luua võib-olla mingit toodet, ma ei tea, teha ise mingisugust kliendikõnesid, on ju, neid potentsiaalseid kliente koju tuua, siis noh, see rahaline kaotus on päris suur seal vahel. jah, et see on mitte nagu ainult hea koht, rahaline mida mõelda. tegelikult jah, et mitte ainult rahaline, vaid tegelikult ka aeg
oma ja, perega koos olla, lihtsalt õhtut veeta. et, ja et jah, täpselt. jah, et tegelikult peaks nagu teise koha pealt ka mõtlema, see on väga hea, et sulle keegi seda tuli ütlema, et issand, et millise hea avarduse sa tegid tema jaoks. nii, aga kui me nüüd tahame Kertu sinuga koostööd tegema, kus sind kõige kiiremini leiab, et kuidas sul see hinnastamine on mõeldud, et mida me peaks tegema, et sinu poole pöörduda? esialgu kirjutama mulle meilile, see peaks vist olema nüüd seal kommentaarides olemas ja sealt siis teeme tutvumiskõne. minu teenus on tunnihinna alusel esialgu. kuna ma alles alustan, siis vaatan, kuidas asjad jooksevad, kuidas ja kuhu ma üldse omadega jõuan ja millise valdkonna ja nišiga ma edasi minema hakkan. et siis esialgu tunnipõhiselt. Sest et no see ongi ju niivõrd kliendis kinni, eks ju, sõltuvalt sellest, mis teenust just parasjagu on vaja või mis ülesandeid sa pead täitma. ja meiliaadress paneme kommentaaridesse, siis saate kenasti Kertule kirjutada. kui me nüüd tulevikku vaatame, siis mis on sinu unistus virtuaalse assisteerimisega seoses näiteks? see suurim unistus sai nüüd 7. jaanuaril täidetud, luua oma ettevõte, proovida, proovida kätt siis iseseisvalt. ja võib-olla selline unistus selle tööga seoses on see, et tänapäeva noored on nii teadlikud igasugustest keskkondadest ja asjadest, et võimalusel, kui mu lapsed soovivad, pakkuda neile ka ühel hetkel tööd. et ma näen, et neil on seda aega, mida targemini kasutada, piisavalt palju ja võib-olla natukene varem ettevõtlikumaks hakata kui näiteks ise. et, Mhm. et praegu tagasi vaadates mõtlen, et oleksin võinud ennast selliste teemadega ilmselt varem kurssi viia, aga kuna vajadust ei olnud, siis noh, siis inimene on ikka mugav, et pigem jah, just luua oma noortele ja võib-olla üldse noortele siiamaale töökohti, mida saab teha asukohavabalt ja ja siis omaenda teadmisi ja oskusi neile edasi jagada. ja kuna ma ise väga nendes keskkondades ennast väga koduselt ei tunne, aga noored jälle tunnevad, miks mitte siis panna siis see praktiline ja oskused ja noored sinna keskkonda toimetama, muidugi kui nad soovivad. see on nii äge unistus, et just noortel aidata see esimene samm teha. ja selle peale, mis sa ütlesid, et noh, oleksid võinud varem teha. ei, sa tegid täpselt seda õigel hetkel, kui sa olid valmis seda tegema, oma samme. Mulle meeldib niimoodi mõelda, et ma ei saanud seda varem teha, sest ma lihtsalt ei olnud kasvanud sellesse kohta, et seda teha. täna sa oled nii palju kasvanud, ehk sa teedki need sammud ära. see noorte asi on üliäge, see on nagu nii äge kaasamise koht. kui ma sa olen nüüd nõus, saaksid, jah. ma olen nõus sellega, et ei ole mõtet minevikku selles mõttes nagu surkida, aga siin ühel päeval abikaasaga tuli jutuks, et minul on küll kahju, et pärast keskkooli meil ei olnud võimalik sellist asja nagu virtuaalne assisteerimine või sellisel kujul IT-d õppima minna, et ta oli ikkagist hoopis teistsugune, et sellest on küll kahju. et ja ilmselt nooremana ka oled võib-olla uljas natukene küll ja võib-olla pea laiali otsas, aga samas mingites asjades ikkagist jälle natukene julgem. no et, seda kindlasti ja et, seda kindlasti, et te et olete julgem. me tavaliselt lõpetame selle vestluse sellega, et sa jagaksid, külaline jagab meile siis mõnda nippi, mida me saaksime kaasa võtta tänasesse päeva või ka edasisse töösse. on see sul ei ole veel midagi? nipp ilmselt selles mõttes, et tegelikult teavad kõik, ma ikkagist jään sinna Google Workspace'i juurde, et see on soodne. kõik asjad ei ole muidugi tasuta ja mahtu suurendades on ka kulusid, aga Jaanika mõrut jälgides siis hästi palju on tulnud sellist tagasivaadet, et sellist tühja siplemist ja väga paljude
äppide või keskkondade kasutuselevõtt sellepärast, et keegi teine seda kasutab, on olnud suhteliselt mõttetu. jah, inimene peab saama proovida asju, katsetada, et kas see on tema jaoks või mitte, aga selline just, et see jälle omakorda ju säästab jälle meie aega, kliendi aega, et, et ei ole just nipp, aga selline pigem meeldetuletus, et alati ei pea olema keskkond kallis ja et pigem, et ta oleks just soodne, et tegelikult ei ole ju meil vaja ainult kliendi raha säästa, vaid ka enda raha säästa, et ja põhimõtteliselt ongi see, et võta oma kasutuses olevatest platvormidest maksimum, et just, vaata, mis nendel seal sees on. ja Google Workspace tõesti on selline, kus see liidestused on ju omavahel, ta on nagu nii suur asi, et meil on veel kindlasti väga-väga palju asju, mida sealt avastada oleks, on ju, enda just. tööde jaoks. kuule, Kertu, aitäh, et sa tulid ja jagasid oma lugu siin. Mine kindlasti kommentaare lugema, siin ikka on. Kert on nii soe ja sõbralik, oleks tõeliselt mõnus koostööd teha, nii et lähed kommentaaridesse, kirjutad, kus see koostöö nüüd siis on. aitäh sulle, Kertu, ja aitäh, et te kuulasite, kes järgi kuulate, siis kommenteerige ka. aitäh Õnnele. ja mõnusat reedet teile. nägemist. tšau. tšau.